tuua materjale ja tekitada sellise tootmisliini läbi hoone mugavalt. Ja andis ehitusloa hoone ümberehitamiseks selliselt, et hoone tagaseina sinna selle elamutega tänava poole rajataks teine sissepääs koos laadimisplatvormi ja veokite parkimiskohaga. Nüüd need naabrid, härra ja proua, pöördusid kohtusse ja leidsid, et detailplaneering ei näe ette sellist juurdepääsu sealt selle tänava poolt. Tänav on kitsas, sinna pole rajatud ka detailplaneeringuga ette nähtud jalgteed ja kergliiklusteed ja kui tööstuse tarbeks hakatakse sinna seadmeid ja materjale tarnima raskeveokitega, siis tekitab see liiklusohtliku olukorra, halvendab nende elukeskkonda, põhjustab müra ja vibratsiooni ja heitgaase. Siin kõigepealt oli juba jälle probleem kaasamises, et neid inimesi ei kaasatud sinna ehitusloa andmisse. Nii et see luba oli formaalselt õigusvastane. Aga Riigikohus leidis ka, et on materiaalse õiguspärasusega probleemid. Ja siin oli ka üks hästi oluline lause. Planeeringu nõuded, millega lahendatakse naaberkinnisasjade omanike vahelisi ehituslikke huvikonflikte, võivad luua isikutele iseseisva subjektiivse õiguse. Kohtumenetluses enda huve kaitsvale planeeringusättele tuginemiseks ei pea ära näitama omandiõiguse või muu põhiõiguse riivet. Seda on hästi paljud kaebajad nüüd hiljem kasutanud, et kui detailplaneeringu menetluses on läbi räägitud ja on leitud mingisugune kompromisslahendus, siis naabrid saavad sellele tugineda ja nad ei pea tingimata ära näitama, et kui nüüd seda tingimust detailplaneeringus ei järgita, et siis minu kinnisvara väärtus näiteks väheneb või et on mingisugune piirnormi ületav keskkonnamõju, vaid ta saabki tugineda sellele detailplaneeringu käigus kokku lepitud lahendusele. Ja praegusel juhul selleks lahenduseks, mis detailplaneering ette nägi, oli see, et see liiklus sinna tööstushoonele käib teiselt poolt. Ja Riigikohus ütles, et selline olukord, et ühelt poolt tuleb selle tööstushoone omanikul arvestada sellega oma tegevust planeerides, et seal tal kõrval on elamud. Ta ei saa kõike teha nii, nagu võib-olla kuskil tööstuspargis saaks. Ja inimesed muidugi ka peavad arvestama sellega, et see tööstushoone on neil seal naabriks, et nende elukeskkond on selline. Aga et kuidas selles olukorras nüüd optimaalne lahendus leida? Planeeringus oli muuhulgas seatud ka nõue lisaks sellele, et see liiklus oli teiselt poolt ette nähtud, et selle tootmishoone piirdekonstruktsioonid peavad takistama müra levikut. 50 meetri kaugusel tootmisterritooriumist ei tohi see ületada 40 detsibelli. See 40 detsibelli, see on madalam kui müra piirnormide määruses ette nähtud müra tase, mis on öisel ajal 45 detsibelli ja päeval 60 detsibelli. Aga Riigikohus ütles, et kui planeeringus on seatud see rangem nõue, siis tuleb sellest lähtuda. Ja kui nüüd sinna selle tööstushoone taha rajataks uus laadimisava, siis need piirdekonstruktsioonid enam ei taga seda, et see müratase oleks detailplaneeringuga ette nähtud piirides. Ja ka allapoole määrusega kehtestatud piirnormi jäävat müra peavad naabrid taluma ainult juhul, kui seda põhjustav tegevus toimub kooskõlas kõigi isiku huve kaitsvate asjakohaste õigusnormidega. Ja siis seoses nende kasutusaegsete mõjudega oli just see liikluslahendus vaidluse all, et esimese ja teise astme kohus leidsid siin, et see ehitusluba ei reguleeri seda juurdepääsu rajamist, et kuidas need veokid hakkavad sinna liikuma. Aga Riigikohus ütles, et ehitusloa andmisel tuleb arvestada kavandatava ehitise ja selle kasutamisega kaasnevaid mõjutusi tervikuna. Seega, kui linn andis loa sinna hoone taha rajada uks, siis ta pidi ka arvestama sellega, et sellega kaasneb veokiliiklus sellel tänaval.
Nii et siit siis see kaasamise sõnum ja siis see, et planeeringus seatud nõuded annavad isikutele subjektiivsed õigused, millele nad saavad kohtumenetluses tugineda. Ja mitte ainult kohtumenetluses, vaid ka haldusmenetluses. Hiljuti või mõned kuud tagasi oli Delfi portaalis või oli see Eesti Ekspressi kaudu sinna jõudnud, oli suur artikkel, et viimase aasta kõige olulisemad kohtulahendid ja seal olid ainult kriminaali lahendid pluss üks tsiviililahend, lood sellest, kuidas erinevaid inimesi vahistati või süüdi mõisteti või kuskile välja anti välisriikidele. Mitte ühtegi haldusõiguse lahendit. Ja ma olin väga üllatunud, sest minu meelest ilmselgelt kõige olulisem lahend viimastel aastatel on Auvere õlitehase lahend, mis võib meie kõigi elu lähimatel aastakümnetel oluliselt suunata. Siin vaidlustati õlitehasele antud ehitusluba. Kaebajateks olid mittetulundusühing Loodusvõlu ehk siis Fridays for Future Eesti noored. Ja nad leidsid, et kui see õlitehas rajatakse, siis Eesti riik ei suuda täita võetud kliima eesmärke. Ja Riigikohus tõi siin esimest korda seose meie põhiseaduse ja kliimakaitse vahel. Ütles, et meie põhiseaduse keskkonnasätetest, paragrahv 5 ja paragrahv 53, mis üks ütleb, et paragrahv 5 ütleb, et paneb riigile kohustuse keskkonda säästa ja paragrahv 53 paneb igaühele kohustuse, igaühele meist, et nendest sätetest tuleneb globaalse soojenemise tingimustes Eesti riigile kohustus piirata kasvuhoonegaaside heiteid. Ja et teaduspõhist kahtlust pole selles, et kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni suurenemine atmosfääris aitab kaasa globaalsetele kliimamuutustele ning et sellel on omakorda rasked tagajärjed inimkonnale. Et paljudes Euroopa riikides on kohtud ka ja nüüd ka Euroopa Inimõiguste Kohus on tõmmanud selle seose inimõiguste kaitse ja kliimakaitse vahel, sest kuna kliimamuutustega tekivad sellised olulised muutused keskkonnas, millel on üsna otsene mõju inimõiguste kaitsele, inimeste tervisele ja inimeste vara kaitsele. No näiteks kuumalainetega inimesed surevad, on ju. Ja Riigikohus ütles, et põhiseadus iseenesest ei keela arendusi, mis toovad kaasa suures koguses kasvuhoonegaaside heiteid. Kuid olulise kliimamõjuga arenduste lubamisel tuleb jälgida, et see tegevus oleks põhjendatud ülekaaluka avaliku huviga ega tooks kaasa vajadust ülemäära piirata kliimamuutuste ohjeldamiseks isikute vabadusi või avalikku huvi tulevikus. Seal on üks isik, kelle vabadusi võidakse tulevikus piirata, et selle põlvkondade vahelise õigluse elemendi puhul, mis siin Riigikohtu lahendist tuli, et sealt saab näha seost Saksa konstitutsioonikohtu otsusega, kus Saksa kohus leidis, et praegused otsused ei tohi kaasa tuua põlvkondade vahelist ebavõrdset kohtlemist. Et kui meil see on paigas nii meie põhiseaduse kui Saksa põhiseaduse järgi, et kliimamuutustega peab võitlema, kliimamuutusi peab pidurdama, siis ja peab jõudma kliimaneutraalsuseni, näiteks sajandi keskpaigaks, et siis juba praegu otsuseid tehes tuleb arvestada sellega, et kui me praegu lubame mingeid heiteid põhjustavaid tegevusi, siis see tähendab, et näiteks 40-ndatel me peame inimeste õigusi väga oluliselt hakkama piirama ja see toob sellise ebavõrdsuse. Ja selle tõttu Saksa konstitutsioonikohus tühistas näiteks Saksa kliimaseaduse, sest ta leidis, et see ei taga sellist õiglast koormuse jaotust põlvkondade vahel. Ja mina näen siin Riigikohtu lahendis väikest nagu viidet sellele, et Riigikohus on ka selle lahendiga kursis. Nii, aga kui nüüd rääkida konkreetselt ehitusloa menetluses, siis Riigikohus kirjutas, et kliimamõju tuleb ehitusloa andmisel arvestada. Ja seda nõuab ehitusseadustiku paragrahv 44.10, mis ütleb, et ehitusloa andmisest tuleb keelduda, kui ehitamise või ehitamisega kaasneb oluline keskkonnamõju,
mida ei ole võimalik piisavalt vältida ega leevendada. Et siin on nüüd seos selle keskkonnaseadustiku üldosa seaduse vältimispõhimõttega. Olulist keskkonnamõju tuleb vältida. Ehk seda ei saa lubada, välja arvatud juhul, kui seda õigustab mingisugune väga ülekaalukas avalik huvi. Mis on kliimamõju, tekib siit küsimus. Kliimamõju, Riigikohus selgitas, on kasvuhoonegaaside heide atmosfääri. Ja seda, et millal on see mõju ülemäärane, selle selgeks tegemiseks tuleb vaadata kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärke. Nüüd siin oli lugu selline, et sel ajal, kui see ehitusluba anti, mis siin vaidlustati, et kohtumenetlus võtab päris palju aastaid, kui see läbi 3 kohtuastme tuleb. Ja samas kliimaõigus on väga kiiresti rangemaks muutunud. Sel ajal, kui see ehitusluba anti, olid meil hoopis leebemad kliimaeesmärgid. Oli vist, et sajandi keskpaigaks 80% heite vähendamine. Aga praeguseks on meil kliimaneutraalsuse eesmärk. Nii. Et põhimõtteliselt Riigikohus leidis, et nende eesmärkidega, mis selle ehitusloa andmise ajal kehtisid, nende eesmärkidega vastuolu ei tekkinud, et need eesmärgid on võimalik saavutada ka selles olukorras, kus see tehas rajatakse. Ja mis siin veel oli selline võib-olla natukene vaieldav küsimus, et siin Riigikohus leidis, et arvestada tuleb ainult neid kasvuhoonegaaside heiteid, mis tekivad Eesti territooriumil. Et väga suur osa sellest õlitehasega seotud heitest tekib selle õli tarbimisel kuskil maailmamerel laevadel. Aga et seda osa kasvuhoonegaaside heitest, see ei lähe Eesti bilanssi ja seda ei pea ehitusloa andmisel ka arvestama. Nii. Aga jah, kui nüüd oletame, et oleks selle ehitusloa andmise ajal oleks olnud need rangemad eesmärgid, siis oleks võinud tekkida küsimus, et on olemas teaduslikud analüüsid, mis ütlevad, et kui see õlitehas ehitada, siis selle heide on nii suur, et kliimaneutraalsuse saavutamine läheks väga raskeks. See võiks tähendada, et tuleb kuskil mujal väga suuri piiranguid kehtestada või siis seda eesmärki ei saavutatagi. Aga kuna siin oli selline ajaline lõtk, siis see ehitusluba jäi jõusse. Ei, see ehitusluba tühistati, aga mingitel teistel põhjustel ma kohe jõuan sinnani, aga selle kliimamõju osas oli kõik korras. Nüüd küsimus on, et seda kliimamõju hinnataksegi eeskätt keskkonnakompleksloa andmisel. Mis on ehitusloa ja keskkonnakompleksloa vahekord ja kas nüüd see kohalik omavalitsus oli, milline vald see oli, ma praegu kohe hoobilt ei oskagi öelda. Kas kohalik omavalitsus peab üldse sellise asjaga tegelema nagu kliimamõju, et kas see ei ole nagu riigi või hoopis Keskkonnaameti mure, et kohalik omavalitsus võib mõelda, et mis meie sellest teame. Aga Riigikohus ütles, et jah, peab, juhul kui keskkonnakompleksluba pole antud enne ehitusluba, siis tuleb juba ehitusloa andmisel anda esialgne hinnang, et milline on selle objekti kliimamõju ja kas see on lubatav. Parem oleks muidugi, kui need load käiksid kuidagi käsikäes või kõrvuti, et muidu juhtub nii, nagu praegu juhtus, et ehitusluba anti, aga praegu ei pruugi olla selge, kas see kompleksluba anda saab. Aga ehitusloa võis anda enne keskkonnakompleksluba ja teha ka siis kliimamõjude esialgne hinnang sealjuures. Riigikohus märkis ka, et mõistlik ei oleks lubada ehitada käitist, mille puhul selgub juba ehitusloa menetluse ajal, et kasvuhoonegaaside heite tõttu ei saa sellele hiljem keskkonnakompleksluba anda. Aga siiski, kui seda on tehtud, siis jääb täielikult arendaja kanda risk, et ta ehitab ehitusloa alusel valmis käitise, mille tegevuseks ei saa pärast keskkonnamõjude rangemat ja lõplikku kaalumist kompleksluba kas üldse või kavandatud mahus anda. Ja niisuguse riski võtmine ei tohi anda mingit eelist kompleksloa menetluses.
Ja selle riski vähendamiseks Riigikohus soovitas, et võib olla kohane ehitusloa kooskõlastamine Keskkonnaametiga või siis oodata ehitusloa taotlemisega, kuni kompleksluba on välja antud. Ja siis juhtis Riigikohus tähelepanu ka sellele, et meil on probleem selles, et meil ei ole neid sektori ja käitisepõhiseid heitkoguseid ei ole kehtestatud, meil ei ole loodud seda teekaarti, et kuidas me sinna kliimaneutraalsuseni jõuame, mis meil on eesmärgiks seatud, mida me saame lubada, mida me ei saa ja et need otsused peaks tegema seadusandja. Praegu ehitusloa andmisel Riigikohus ei näinud veel põhiseaduse vastast seadusandja tegevusetust, aga mina loen siit välja, et keskkonnakompleksloa andmise puhul võib küsimus tekkida, et kas kliimaseaduse ja seadusandja kehtestatud selle teekaardi puudumise tõttu on meil siin seadusandlik vajakajäämine. Nii. Ja Riigikohus leidis, et see teekaart nii-öelda, et kasvuhoonegaaside heite piiramise kohustuse olulised küsimused peab parima kättesaadava teadusinfo järgi alusel otsustama seadusandja. Et see on põhiseaduse paragrahvist 3 tulenev olulisuse põhimõte, et kõige olulisemad küsimused siin riigis peab otsustama ära seadusandja. On vaja kehtestada aegsasti realistlik ja õiguslikult siduv etapiviisiline ja sektoripõhine heitekoguste jaotuskava kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Ilma niisuguse õigusliku raamistikuta on keeruline piisava kindlusega välistada, et sedavõrd suuremahulise objekti nagu vaidlusaluse tehase käivitamine, lõplik lubamine keskkonnakompleksloas ei või kokkuvõttes siiski tuua kaasa isikute põhiõiguste ülemääraseid piiranguid muudel tegevusaladel. Ja vähemasti praeguses kohtuvaidluses ei ole ilmnenud, et tehase kasuks räägivad riigi jaoks sedavõrd eksistentsiaalsed huvid, mis õigustaks tehase käivitamist mis tahes hinnaga. Aga miks see ehitusluba siiski tühistati, kuigi nende toona kehtinud eesmärkide valguses tal lubamatut kliimamõju ei olnud? Kõigepealt 2 väiksemat puudujääki. Oli hindamata jäänud selle ehitise vastupidavus kliimamuutustele, mis on ka üks nagu ehitise, tahaks öelda keskkonnamõju, aga see nagu ei ole nagu päris õige või nagu ehitisega ja keskkonnaga seotud mõjude aspekt. Tuleb hinnata selle kavandatava tegevuse ja ehitise haavatavus kliimamuutuste suhtes ja kliimariske, et näiteks mis saab sellest ehitisest, sellest tehasest kuumalainete või üleujutuste või tormide puhul. Ja juhul, kui neid võimalikke riske ei ole võimalik piisavalt vähendada, siis võib selguda, et selle projektiga kaasneb jälle lubamatu keskkonnamõju ja ehitusloa andmisest tuleb keelduda. Ja teine probleem oli siin see, et oli korralikult hindamata jäänud mõju ühele linnualale, et oleks tulnud hinnata õhusaaste võimalikku mõju sellele linnualale, Natura-alale. Aga need puudused, mis Riigikohus siin esile tõi, et need sai tegelikult üsna hõlpsasti kõrvaldada ja minu teada on nüüd see ehitusluba uuesti kehtiv. Nii. Mis mõtted seoses kliimamõjuga ja kliimamuutustega? Jah, et siin tekib selline üldine küsimus,
mis nüüd just viidati, nagu te viitasite, eks ole, see peaks rohkem minema seadusandjale. Et lihtsalt ütleme olukorras, kus nüüd see tehas saab valmis ja ta vastab kõigile neile normidele, aga ikkagi nii-öelda ta avab olulist mõõdet nii-öelda kasvuhoonegaasidele. Et siin tekib see, et kas on hinnatud nii-öelda neid teisi faktoreid, mis on nagu välja käidud a la, et meil on nagu elektrifitseeritud, eks ole, osa raudteed, meil on valmis Rail Baltica, mis töötab samuti elektriga ja kuhu siis kõik kaubaveod, mis on praegult veoautodel, kolivad nagu sinna. Et selles raamistikus võib-olla ta siis nagu vastab. Et siin on palju selliseid küsimusi, millele siis ehitusloa väljaandja, milleks vist oli Narva-Jõesuu. Vist Narva-Jõesuu ka mulle. Ja, millele tema nagu otseselt ei oskagi vastata. Et siin tekib nüüd see komplekslube ja kõik muu on omavahel nagu seotud, mis on seotud paljude muutujatega, mille ettenägevust on raske nagu ennustada. Aga mis võib-olla on arvestatud, võib-olla mitte. Jah, siin tekibki küsimus, et kas on nagu põhiseaduse vastane seadusandlik tegemata jätmine. Aga jah, seal selles kliimamõjude osas on nagu kaks aspekti, mida arvestada. Üks on see, et me peame jõudma sinna kliimaneutraalsuseni välja. Ja teine asi on see, et kui palju me võime veel heiteid tekitada enne, kui see 2050 kätte jõuab. Et selle jaoks on nüüd välja arvutatud nii-öelda süsiniku eelarve. Et ei ole niiviisi, et kuni 2050 aastani heidame palju tahame ja siis kõmaki paneme tehased kinni ja ongi kliimaneutraalsus. Et neid kahte asja tuleb kõrvuti vaadata. Aga näis siis, kuidas siis kliimaseaduse kehtestamisel neid aspekte arvesse võetakse. Ma saan aru, et Tallinna Tehnikaülikool on selle Eesti süsiniku eelarve välja arvutanud, aga ega need tulemused väga rõõmustavad ei olnud. Et kas see tehas sinna eelarvesse mahub või mitte, et see ei ole selge. Aga jah, see mõte siis, et mida ka samamoodi Saksa konstitutsiooni kohus leidis, et ja ka nüüd inimõiguste kohus, et põhiõiguste kaitse ja põhiseaduse keskkonnasätete tõttu lasub meil kohustus kliimamuutustega võidelda, et see ei ole enam kuidagi poliitiline küsimus, et see on selgelt õiguslik küsimus ja väga paljudes riikides on ka kohtud sekkunud riigi otsustusruumi, kui on näha, et riigi tegevus ei ole piisav. Ja inimõiguste kohtust tuli see Šveitsi vanadaamide kaasuses lahend umbes 6 aega tagasi. Kah hästi suurt kõlapinda põhjustanud lahend, kus inimõiguste kohus ütleski, et Šveitsi riik on rikkunud inimõiguste konventsiooni, sest ta pole teinud piisavalt kliimamuutustega võitlemiseks. Et samamoodi võib nüüd iga riik sattuda inimõiguste kohtusse. Mis sellest nagu tagajärjed on, see pole päris selge, et eks see inimõiguste kohtu lahendite täitmine on ka lõpuks poliitiline otsus. Ja kui tuleb veel selle kliimakaasuse osas mingeid mõtteid, siis võib veel tagasi tulla selle juurde. Ma mainiks vast seda, et ehitusluba antakse välja eelprojekti staadiumis projekti alusel. Seal on vaja vaid kirjeldada, mis tehnoloogiat kasutatakse. Mitte mingit täpsemat infot anda ei ole vaja, nii et kohalikul omavalitsusel pole isegi võimalik kontrollida, mida nad teha tegelikult kavatsevad. No siin Riigikohtu seisukoht oligi selline, et kohaliku omavalitsuse see hinnang on selline üldisem ja esialgne, et ta ei pea olema nii täpne nagu loomulikult kompleksloa menetluses. Ja isegi kui Keskkonnaamet seal ehitusloa menetluses kooskõlastab selle tegevuse, siis tal jääb ikkagi õigus põhjalikuma uurimise järel ütelda, et ei, me siiski nüüd siin leidsime, et see mõju on lubamatu. Aga ma tean, et ka keskkonnaseadustiku üldosa seaduse tegemisel kaaluti seda varianti, et ikkagi ehitusluba ei saaks anda enne keskkonnaluba, et tunduks nagu kindlam igatepidi õiguskindlam see olukord, et kus me teame ikkagi ka, et me saame seda ehitatavat käitist kasutama hakata. Aga leiti, et on ikkagi hea jätta rohkem paindlikkust ja nüüd see siis loobki need riskiolukorrad, et ehitatakse mingi asi valmis ja võib-olla pannakse sinna suured rahad ja siis ollakse probleemi ees.
Aga jah, kindlasti ei ole see ülesanne kohalikele omavalitsustele lihtne, et väheste ressursside tingimuses nüüd hakata kliimamõju hindama. Aga mulle tuli küsimus muinsuskaitseliste objektidega seotud kohtupraktika kohta, et ma veel viimasel hetkel siin lisasin selle Hinnitalu kaasuse ka juurde. Et seda vist sellest teile jagatud konspektis ei olegi, et võite endale selle numbri üles märkida. Et Riigikohtusse jõudis selline lugu ühest Põlva maakonnas asuvast Liivimaa vanimast säilinud rehetalust, Hinnitalust, mis on muinsuskaitse all. Ja Muinsuskaitseamet avastas, et seal on hakatud tegema ehitustöid ilma ametiga kooskõlastamata. Ja omanik ei olnud iseenesest pahatahtlik, ta leidis, et see oli avariilises seisukorras ja tal oli vaja kiiresti tegutseda. Et muidu pääses sinna palkhoonesse vihmavesi. Ja see omanik, kinnistu omanik leidis, et tal on pandud väga olulised ja väga ulatuslikud kohustused muinsuskaitselise objekti säilitamisel, aga see toetus, mis riik selle kohustuse tagamiseks annab, ei ole kaugeltki mitte piisav. Ja et laiem probleem, eks ole, et sellisel juhul, kui inimesele käib üle jõu see muinsuskaitse säilitamise kohustus, siis see võib kaasa tuua selle, et see objekt lihtsalt laguneb ära, sest inimesel ei ole raha, et seda taastada nii, nagu muinsuskaitsenõuded ette näevad. Riigikohus jättis iseenesest kaebuse rahuldamata, aga siin ütles mitmed olulised mõtted just nende muinsuskaitseliste ehitiste muinsuskaitseliste ehitistega seotud kohustuste kohta, et isikule pandud kohustused mälestise korrashoiul ja säilitamisel ei tohi olla ülemäärased. Ja et inimest ei tohi jätta mälestise kaitse kohustusega üksi. Kultuuripärandi säilitamine ja väärtustamine on ühiskonna ühine kohustus. Jätudki üksi. Jätta ainult omaniku kanda. Ja tuleb leida selle omandiõiguse riive ja kultuuripärandi kaitse eesmärkide vahel tasakaal. Riik ei pea rahaliselt toetama kõiki kohustuste täitmist, kuna kas või sellesama rehielamu remont, eks ole, suurendab siiski ka selle omaniku vara, aga ülemäärast nõuda talt ei või. Ja Riigikohus viitas siin ka riigivastutuse seaduse paragrahv 16 lõikele 1, mis on huvitav säte, mis näeb ette kahju hüvitamise riigi õiguspärase tegevuse korral. Kui tavaliselt on kahju hüvitamine siis, kui haldusorgan on midagi õigusvastaselt teinud, siis erandjuhtudel on võimalik ka õiguspäraselt tekitatud kahju hüvitamine, kui omandiõiguse riive on erakordselt piirav ja ületab õiglast talumiskohustust. Et kui näiteks tehakse muinsuskaitselise objekti omanikule ettekirjutus Muinsuskaitseameti poolt näiteks mingit taastamis- või säilitamistööd teha, see ettekirjutus võib olla täiesti õiguspärane, aga võib tekitada nii suure varalise koormuse inimesele, et tal tekib õigus nõuda seda õiguspärase kahju hüvitamist. Aga selles konkreetses asjas leidis Riigikohus, et see ettekirjutus ei olnud ülemäärane ja et seda inimest ei olnud jäetud üksi selle talu säilitamise ja hooldamisega. Muinsuskaitseamet on temaga suhelnud ja teinud koostööd piisavalt. Ja muidu muinsuskaitse teemal on ka mitu lahendit olnud seoses paisude ja kalapääsudega just. Et kus on omavahel siis vastuolus või konfliktis muinsuskaitsehuvid,
et mingeid ajaloolisi paisi säilitada ja keskkonnakaitse huvid, et tagada ka Euroopa õigusega nõutav jõgede elurikkused, kalade pääs oma kudealadele. Ja seal on Riigikohus nüüd mitmes asjas juba leidnud, et muinsuskaitselised huvid on väga olulised ja võimalusel tuleb katsuda leida tasakaal, aga kui sellist lahendust ei ole võimalik leida, millega need muinsuskaitselised väärtused täielikult säilitada, siis need keskkonnakaitselised huvid käivad muinsuskaitsest üle, kui hästi lühidalt kokku võtta. Nii, kas on muinsuskaitse osas mingeid kommentaare? Kui ei ole, siis see tore teema, mida me oleme juba natukene puudutanud või siis frustreeriv teema, õigusvastaste ehitiste seadustamine. Nii, et kui alustada sellistest juhtumitest, kus on ehitatud ehitusloa järgi, aga ehitusluba on olnud õigusvastane, siis õigusvastase ehitusloa alusel ehitamine tingimata ei tähenda, et ehitamine ise oleks õigusvastane, sest rakendub see loa kaitse. Ja kasutusloa andmisel tuleb siis nüüd kaaluda, et selgus, et ehitusluba oli õigusvastane, et mis nüüd selles olukorras teha. Kaaluda ehitise omanike ja kolmandate isikute õigusi ja huve ja otsustada, kas kasutusloa andmine või ehitusloa kehtetuks tunnistamine või selle muutmine. Nii, see on üks varasem Riigikohtu lahend, ma panen selle numbri siia kirja, mida ma praegu tsiteerisin. Kasutusloa andmine ei tohi kaasa tuua kolmandate isikute õiguste ülemäärast riivet või rikkumist. Nii, see oli 3.15, 873. Siin vahepeal mulle saadetud üks küsimus, et kuidas on kasutusloa nõuetega vanematel maamajadel, mis on juba tunduvalt enne nõudeid ehitatud ning näiteks soovitakse edasi müüa. Kas on mingeid erisusi või erinõudeid? Et siin on olemas ehitusseadustiku rakendamise seadus, rakendamise seaduse säte, mille eesmärgiks on lihtsustada enne ehitusseadustiku jõustumist valminud ehitiste seadustamist ja vältida lubade tagantjärgi kasutusloa või teatise menetluses ehitusloa või ehitusteatise tagantjärgi taotlemist, kui valminud ehitis on ohutu. Ja kui on kahtlus selles ohutuses, siis tuleb teha lihtsalt ehitise audit ja saab anda nendele vanadele ehitistele ka kasutusloa. Aga nüüd nii üks lahend. Jah. Õigusvastase ehitusloa lahend. Teemaks õigusvastase ehitusloa alusel ehitatud ehitise seadustamine kasutusloaga. Siin see oli seesama Aidu tuulepark ja selle tuulepargi alajaamaga ühendamiseks kavandati ja rajati elektriliinid ja muuhulgas rajati need ühe üle proua kinnistu, kellega ei saadud kokkuleppele ja siis lõpuks rajati see ehitusloa menetlusse teda ei kaasatud ja rajatigi need liinid ilma tema nõusolekuta. Ja ehitusluba ta ei vaidlustanud õigel ajal, jäi sellega hiljaks, ta tuli isegi kohtusse, aga leiti, et kaebetähtaeg on üle, nii et selle vaidlustamise õigust tal enam ei olnud. Ja nüüd ta tuli vaidlustama kasutusluba. Kellelgi on lapsekese häält kuulda. Mikrofon. Nii. Vald leidis kasutusluba andes, et maaomaniku õiguste riive pole ülemäära suur ja ehitise omaniku ehk siis nende liinide omaniku, selle tuulepargi
ja maaomaniku vaheline vaidlus tuleb lahendada tsiviilõiguse alusel. Et vald taandas ennast sellest vaidlusest ja leidis, et ehitusõiguslikult on kõik hästi. Riigikohus leidis, et see ehitusluba oli õigusvastane, kuna seda inimest maaomanikku ei kaasatud menetlusse. Ja seetõttu tuli vallal kaaluda, kas kasutusloa andmisest tuleb keelduda põhjusel, et ehitis ei vasta nõuetele. Ehitusseadustiku paragrahv 55 lõige 1. Kasutusloa andmisel tuleb selgitada nii seda, kas see valminud ehitis vastab ehitusprojektile kui ka selle ehitise vastavust õigusnormidele laiemalt. Ja muuhulgas see laiem kontroll hõlmab seda kontrolli, kas ehitusluba on antud välja õiguspäraselt või õigusvastaselt. Ja kui selgub, et õigusvastaselt, siis tuleb kaaluda, kas ehitusluba kehtetuks tunnistada, nagu siin juba varem sai viidatud. Nii, ja arvestada saab ka seda, kas see puudutatud isik on kasutanud võimalust väidetavalt tema õigus rikkunud ehitusluba vaidlustada. Praegu tal ei õnnestunud seda võimalust kasutada, ta jäi oma õiguste kaitsel hiljaks. Ja seda saab siis arvestada, et kui sa ei ole õigel ajal oma õigusi kaitsnud, sa ei jää nagu üldse ilma võimalusest kasutusloa menetluses argumente esitada, aga sinu õigustel on natukene väiksem kaal. Ja Riigikohus leidis, et kasutusloa andmisest oleks tulnud keelduda juhul, kui ehitise kasutamine põhjustab maaomanikule sedavõrd raskeid tagajärgi, et talt ei saa ilmselgelt nõuda ehitise talumisservituudi sundvalduse või sundvõõrandamise tulemusena. Praegu aga Riigikohus leidis, et siin võib olla võimalik seada sundvaldus. Kuigi vastustaja ei sedastanud kasutusluba andes ehitusloa õigusvastasust, on vastustaja kaebaja õiguste riive ulatust hinnanud ja kaalunud selle maaomaniku huve kaalunud selle tuulepargi arendaja huvidega ja leidnud õigesti, et elektriliini rajamine ei too kaasa tema õiguste ülemäärast riivet, kuna selle liini kaitsevöönd kattub valdavas osas juba kinnistul olemasoleva elektriliini kaitsevööndiga. Nii, et igasuguseid varasemas menetluses tehtud vigu tasub ära märkida, kaaluda, aga kõik need vead ei tingi kasutusloa õigusvastasust juhul, kui see sisuline probleem või sisuline huvide kaalumine viib sinna, et kasutusloa andmine ei ole selle puudutatud isiku õiguste vaatepunktist ülemäärane. Nüüd on siin saadetud küsimus, lühike küsimus, ilma kasutusloata elamute kasutamine küsimärk. Kui päris aus olla, siis mina elan ka juba enam kui aasta ilma kasutusloata elamus, et see on eluliselt ju hästi levinud, et inimesed juba hakkavad ehitisi kasutama senikaua, kuni kasutusloa menetlus on poolel ja võib-olla veel tehakse mingeid viimaseid tegevusi, aetakse dokumentatsiooni korda. Et ka selles minu kanalisatsiooni vaidluses oli üks valla väide, et tegelikult ju inimesed ei tohiks üldse nendes oma elamutes elada ja sellepärast ei tohiks seal ka neil mingisugust reovett tekkida, sest neil ei ole kasutuslube. Aga samas kasutuslubade saamine oli jäänud selle taha, et seal ei olnud kanalisatsiooni probleem lahendatud. Kanalisatsioon ei olnud korda tehtud. See oli selline nokk kinni saba lahti olukord. Ma kommenteeriks korraks. Jah. Ilma kasutusloata elamu kasutamist on väga keeruline tõestada, kuna elamu on meil püha ja puutumatu ja sinna saab siseneda millegi tõendamiseks ainult reaalse ja tegeliku ohu olemasolul. Kommunaal mingisuguste tarbimise järgi, vee või elektritarbimise järgi põhimõtteliselt saab kaudselt ka hinnata kasutamist, eks ole? Aga jah, et kaudselt saab, aga see on keeruline. See võib öelda, et ehitajad tegid. Et põrandapakett on veel panemata ja mehed teevad seda juba 6. aastat järjest ja kahjuks elavad seal ajutiselt sees. Jah.
et nüüd on küsimus, et millal need on nagu see olukord, kus peaks hakkama ettekirjutustega sekkuma, et need seadus ei luba tegelikult kasutusloata hooneid kasutada, aga inimesed ikkagi kasutavad, et ma arvan, et siin tuleb jälle arvestada seda, et ressursid on piiratud ja igale poole korda looma nagunii ei jõua ja igale poole ei peagi jõudma, et kui need põhjendused, miks kasutusluba pole, on aktsepteeritavad ja võib-olla see kasutusloa taotlemine on pooleli, siis tingimata ei ole põhjust hakata ettekirjutusi tegema ja ammugi siis sunniraha määrama, kui asi toimib. Aga kui lihtsalt ignoreeritakse kasutusloa taotlemise kohustust, et siis võib olukord olla teine ja võib-olla põhjust ettekirjutust teha, kui ressurssi on. Aga mis see ettekirjutuse nõue sellisel juhul oleks, et eeskätt ju ikkagi nõue see kasutusloa taotlus esitada, et peatada nagu ehitise kasutamist, et see saab olla ju väga äärmuslik. Ikkagi kasutusloa taotlus esitada, jah, sest et muidu oleks ikkagi proportsionaalsusega tekiks probleem. Ehitusseadustiku mõistes on kasutusloota kasutamine täpselt samasugune rikkumine nagu ehitusloota ehitamine. Täpselt samad trahvimäärad, väärtegu, aga tõendamine on jah keeruline. Nii, siis üks juhtum, kus seda õigusvastast ehitist üritati seadustada detailplaneeringu, millega see ehitis siis vastuolu oleks kehtetuks tunnistamise teel või osaliselt kehtetuks tunnistamise teel. Detailplaneering nägi ette, et võib ehitada kuni 2-korruselise teatud kindla suurusega ja kõrgusega elamu, aga ehitati hoopis suurem, nagu ikka vahel ette tuleb. Ja tõusetus ehitise seadustamise küsimus. Ja omanikud esitasid taotluse tunnistada detailplaneering nende kinnistu osas kehtetuks. Kohalik omavalitsus nõustus selle lahendusega, lisaks nõudis, et elamu omanikud esitavad muudatusprojekti ja ka lammutavad osa ehitisest. Ja detailplaneering tunnistatakse osaliselt kehtetuks, et oleks võimalik ehitusõigust kinnistul suurendada. Kuna kehtiv detailplaneering ei võimalda rajada kinnistu omanike vajadustele vastavat hoonet. Ma arvan, et mul on vist praegu vale slaid, ma lähen korra tagasi. Järjekord on siin. Aha, see siin on õige. Naabrid vaidlustasid selle detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse ja leidsid, et nende huve pole selle otsuse tegemisel arvestatud. Nemad on seda sama detailplaneeringut usaldades projekteerinud ja ehitanud enda elamud ja nende varaväärtus võib väheneda. Väheneb valguse juurdepääs ja naabrimaja on oluliselt suurem. Naaber on käitunud pahatahtlikult ja naaber eiras ehitamise peatamise ettekirjutus. Võib olla võimalik detailplaneering kehtetuks tunnistada, ehk siis see säte, mis ütleb, et võib tunnistada detailplaneeringu või selle osa kehtetuks, kui kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Et seda loobumist võib teha ka põhimõtteliselt siis, kui hoone ehitamisega on juba alustatud. Aga see on kaalutlusõiguslik säte ja arvestada tuleb seadus- ja üldplaneeringu nõuetega ja naabrite huviga, et see planeering jääb kehtima. Sest detailplaneeringuga seatud ehituslikud piirangud täidavad piirkonda sobivuse kõrval ka naabrite huvide ja õiguskindluse kaitse eesmärke. Ja detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eesmärk peab olema legitiimne, õiguspärane. Iseenesest ei ole välistatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine olukorras, kus isiku huvi on ehitamise käigus saavutada detailplaneeringu lahendusest erinev lahendus. Aga praegusel juhul, kui
kui detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise peamiseks motiiviks oli senise suurel määral ebaseadusliku ehitustegevuse tagasiulatuv seadustamine, oli tegemist kaalutlusveaga. Et selle ehitusprojekti eiramise ulatust arvestades ei olnud õigustatud selle detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine. Selle planeerimisseaduse sättevõtteks on tagada paindlikkus tulevase ehitustegevuse ümberkavandamisel, aga mitte nii ulatuslike ehitusõiguslike minetuste tagasiulatuv legaliseerimine nagu selles asjas. Ühesõnaga, et see lahendus põhimõtteliselt on mõeldav, aga selle kasutamisel tuleb arvestada, kui suured on siis need minetused ja sellega, et detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise puhul tekib selline õiguslik tühimik ja see võib kahjustada naabrite huve ja õiguskindlust. Et ma ise siit järeldaks, et selle kehtetuks tunnistamisest parem lahendus oleks võib-olla detailplaneeringu muutmine või uue detailplaneeringu menetlemine, et mitte lihtsalt selle detailplaneeringu selle kinnistu osas ära kaotamine. Ja Riigikohus kirjutas veel, et täielikult valmis ehitatud ehitise seadustamist saab kaaluda näiteks kasutusloa menetluses ja erinevate õiguste ja huvide kohase tasakaalu saavutamiseks saab kasutusloale seada kõrvaltingimusi. Vabandust. Kui hoone on ehitatud vastuolus detailplaneeringuga, vastuolus ehitusloa saanud ehitusprojektiga, mismoodi on seda võimalik kasutusloa menetluses seadustada? No, huvide kaalumise tagajärjel. Ma saan Riigikohtust nii aru, et kui ehitus on täielikult valmis, et siis see on võimalik põhimõtteliselt. Iga kõrvalekalle ehitusloast, detailplaneeringust või projekteerimistingimustest ei too vältimatult kaasa kasutusloa andmisest keeldumist, kirjutas Riigikohus, sest selline tagajärg... Kui ühest on mööda kaldutud, siis okei. Aga kui on teadlikult ja tahtlikult rikutud järjest mitut erinevat asja, detailplaneeringu vastuolus, ehitusta saanud ehitusprojektiga vastuolus. Jah. No jälle tuleb see, et võetakse risk, et nad ei saa seda kasutusluba, et tuleb lammutamisettekirjutus ja lisaks väärteomenetlus. Aga kui naabrite õiguste ülemäärast riivet ei ole, siis ma saan Riigikohtu seisukohast nii aru, et põhimõtteliselt kasutusloa andmine on võimalik, isegi kui on mingisugused vastuolud ehitusloa ja detailplaneeringuga jätkuvalt sees. Aga ma küsin sellist asja, et kui kasutusluba on juba antud, aga näiteks riiklik järelevalve avastab, et kohalik omavalitsus on silma kinni pigistanud ja mingid olulised asjad jätnud arvestamata kasutusloa väljastamisel, et kuidas siis näiteks, kas ja kui sageli on mindud seda teed, et kasutusluba on tühistatud? Ma arvan, see on hästi oluline hästi selgelt need kaalutlused kirja panna. Et kui on ikka, ma saan siit Riigikohtust niiviisi aru, et kui on iga kõrvalekalle ei too vältimatult kaasa kasutusloa andmisest keeldumist, aga kui on ikkagi väga olulised kõrvalekalded, siis on ikkagi probleem ja võib-olla vajalik kas või näiteks uus planeerimismenetlus, et arutada läbi, kas selline lahendus on võimalik naabruskonnaga. Et alati ei ole võimalik, oleneb sellest kõrvalekalde ulatusest, et alati ei ole võimalik kasutusloaga lihtsalt seadustada. Aga et kui nüüd nagu järelevalvemenetlus, siis kui kohalik omavalitsus on oma otsuse hästi ära põhjendanud, siis ei ole nagu väga põhjust võib-olla muretseda seda järelevalvemenetluses sekkumist. Kui seal ei ole mingisuguseid lubamatuid kaalutlusi sees või teiste kaalutluste taga varjus. Kohalik omavalitsus ju ei pruugi alati põhjendada, miks ta mõne asja läbi laseb, vaid ta lihtsalt annab kasutusloa ja hiljem, võib-olla aasta, 2-5 aastat hiljem näiteks, ma ei tea, Tarbijakaitse Tehniline Järelevalveamet avastab, et seal on mingid olulised puudujäägid, et mis siis, et kas on kaalutud ka siis kasutusloa tühistamist või siis igal juhul nagu hoidutakse sellest?
otseselt kasutusloa kohta ma ei oska praktikas siin näidet tuua, siin on küll üks tuuleparkide lahend, kus on Riigikohtu lahend selle protesti esitamise kohta. Ma panen selle numbri siia. Jälle Aidu tuulepark. Nii, riikliku järelevalve käigus on korrakaitseorgani sekkumisõigus piiratud mingi õigushüve või subjektiivsete õiguste kaitsevajadustest lähtudes. Järelevalve meetmed peavad olema proportsionaalsed. Nii palju siis Riigikohus on ütelnud, et kui see järelevalve on tähtaegne ja sisuliselt põhjendatud, siis see võib tulla kõne alla, jah. Aga ma ei oska häid näiteid tuua. Siis küsimus on tulnud selle kohta, et milline on viimase aja praktika ebaseaduslike ehitiste, sealhulgas vaba ehitustegevuse alusel püstitatud ehitiste likvideerimise nõuete osas. Näiteks kui ehitis on rajatud ehituskeeluvööndisse ning ehituskeeluvööndi vähendamine ehitise seadustamiseks ei ole võimalik. Ja kas ebaseaduslikul ehitustegevusel on ka mingi aegumistähtaeg? Tallinnas ju siin alles hiljati ajakirjanduse jälgimisel lammutati üks ebaseaduslik ehitis. Et ma arvan, et kui kõik muud võimalused on ammendatud ja see lammutamine on proportsionaalne lahendus, siis ei pea seda kartma, et seda ikka tuleb ette. Ja eriti kui inimene on olnud pahauskne, kui on ka materiaalõiguslikult seadustamine ei ole võimalik, ümberehitamine ei ole võimalik, siis see likvideerimine on igati mõistlik õige lahendus. Ja aegumistähtaega ei ole, aga seda, et kui kaua see ehitis on eksisteerinud, et seda saab siis arvestada, ma arvan, sekkumise proportsionaalsust kaaludes. Kui avalik võim on olukorrast olnud pikka aega teadlik ja seda aktsepteerinud, siis see võib olla argument lammutusettekirjutuse vastu. Et just, et mida tähendab siin, et avalik võim on olnud teadlik, et nii nagu me ei pane iga autojuhi selja taha liikluspolitseiniku autosse sisse, eks ole, kes siis kogu aeg jälgib, et õige kiirusega sõidetakse. Täpselt samamoodi ei seisa ju mitte ükski nii kohaliku omavalitsuse ega riiklikult järelevalvet tegev inspektor igal kinnistul ja ei vaata, et sinna ebaseaduslikult ei ehitata. Et see ehituskoormus on ikkagi niivõrd suur üle Eesti, et ütlen ausalt, et Keskkonnaamet ei jõua iga aasta teha, isegi 5 aastaga ei jõua ringi teha kogu Eestile peale, et vaadata kas või kaitsealadel ehitamist ja rannal kaldal. Rääkimata sellest, et nagu kohalik omavalitsus suudaks muudes kohtades seda teha. Et see on täiesti realistlik olukord, kus ebaseaduslikul hoonel õnnestub ilma ühegi ametniku teadmata olla püsti 10-15 aastat. See on nagu tegelik, reaalne tegelikkus. Et me ei saa öelda siin, et ametnikud olid teadlikud. Jah. Mul endal tuleb paralleel sellega, et Tartus Toomemäel, kas te teate, et on selline pisikene kohvik nagu Rotund. Et see on seal nagu hästi kaua olnud, aga see on ajutine ehitis. Ja mingi hetk oli sellega seoses kah nagu kohtuvaidlus, et näed, ajutine ehitis, aga te siin muudkui olete. Ja siis see argument käis läbi, aga tegelikult Tartu linn teab väga hästi, et seal Toomemäe peal on see kohvik Rotund. Kõik näevad seda iga päev. Et see, kui on kuskil kaitsealal metsavarjus mingisugune ehitis, mida objektiivselt tõesti kuhu riik ei jõua, et siis see lugu on teine.
jah, siin on veel üks küsimus, et kui on hoone on tegelikult kasutuses olnud juba üle 20 aasta sellisena ja ebaseaduslikuna, detailplaneeringule ja üldplaneeringule mittevastavana. Milline kaal on kehtival üldplaneeringul, kui hoone on püstitatud enne üldplaneeringu kehtestamist vastuolus detailplaneeringu ja ehitusloaga? See on juba päris keeruline kombo, et on juba vastuolus detailplaneeringu ja ehitusloaga ja siis veel kehtestatakse hiljem üldplaneering, millega ta on ka vastuolus. Et kõike seda siis saab nagu ettekirjutuse tegemisel kaaluda ja arvestada. Aga kas võiks olla üks tähtaeg, millal enam edasi tagasiulatuvalt, tähendab nõuda ei saaks? Kas võiks teha nii-öelda mingisuguse aja? Üldist tähtaega pole vaja, aga lihtsalt siis nagu ka meetmete valikul saab seda õiguskindlust arvestada. Et see nüüd, et ei teatud või ei olnud teadlik, et sinna ilmselt on mitu aspekti. Et siin võib olla niimoodi ehitise või hoone, millel ei ole kasutusluba või mis ei vasta täielikult nagu ehitusloole, aga samas, eks ole, on tal olemas ju aadress. Keegi on selle andnud talle, ta on liidetud võrkudega, talle osutatakse muid teenuseid, prügi veetakse. Et siin tekib nüüd küsimus, et kes ei teadnud, kas ei teadnud nüüd see ametnik, kes vastutab detailplaneeringu eest või ei teadnud keegi. Et kui ta on kusagil, ütleme tõesti niimoodi kaitsealas ehitatud a la mingi saun suvila, et on seal varjatud, et jah, miks mitte, aga kui ta ikkagi on linnas, ta on ühendatud võrkudega, tal on aadress, toimub nii-öelda teenuste osutamine, et siis ta on ju ikkagi olemas, et siin tekib küsimus, et siis kui palju ta õigusvastane on. Aitäh. Linna või ettevõtja. Kes korraldab Tallinnas prügivedu? Eks need võrgustiku ettevõtjad võid tihtipeale omavalitsuse omad. Ja siis veel üks huvitav küsimus. Teatise kohustusliku ehitamise teema. MKM-i varasema koolitusinfo põhjal ei teki teatise kohustusliku ehitamise tagajärjel, kui teatist pole esitatud, ebaseaduslikku ehitist. Ehitajale saaks väidetavalt etteheitavaid teavitamiskohustuse eiramist ning tuleks saavutada teatise esitamine. Huvitav juhis, et minu meelest võib siin ebaseaduslik ehitis vabalt tekkida, et tuleb ikkagi vaadata seda materiaalõiguslikku olukorda. Loomulikult esimese asjana tuleks siis teatis esitada, aga seda teatist ei pea ju tingimata aktsepteerima, kui ta ei ole materiaalõiguslikult lubatav. Nii, siin on üks lugu Tallinnast, kus on niiviisi kõrvuti asetsevad hooned, nagu vanalinnades tihtipeale on, ja nende vundamendid põhimõtteliselt puutuvad niiviisi kokku ja mis nagu kaebajate mure on see, et need kahe maja vundamendi vahel ei olnud tekitatud sellist vuugi lahendust, vaid et ühe vanamaja paekivi vundament ja uue maja betoonvundament nende väitel niiviisi valati kokku. Nii et kui nüüd üks ehitis vajub teisest erineva kiirusega, et siis ta tõmbab teise ehitise sisse praod ja võib tekitada nende elamule ja nende elule ja tervisele olulise ohu. Ja tuldi kohtusse kasutusloa tühistamise nõudega just selle vundamendi lahenduse tõttu. Ja Riigikohus leidis, et siin ehitusõiguse kohaldamisel saab vaadata korrakaitseseaduses sätestatud ohu ja ohukahtluse mõisteid. Et oht on siis Korsi järgi olukord, kus on piisavalt tõenäoline, et lähitulevikus leiab aset õigushüve kahjustamine. Ja muuhulgas siis see õigushüved on siis inimese elu, tervis või vara. Ja ohukahtlus on olukord, kus tõenäosust, et see kahjustamine tekib,
ei saa pidada piisavaks, aga samas seda võimalust ei saa ka kõrvale jätta. Ja mida olulisem, mida hullem on see võimalik tagajärg, seda väiksem peab olema see ohukahtlus, et kohalikul omavalitsusel tekiks uurimiskohustus haldusmenetluse seaduse paragrahv 6. Et kuna praegu oli see võimalik koht oli väga suur, et see elamu, mis on seal haagitud teise elamu külge, et see laguneb, sinna tekivad olulised praod, et siis tuli seda hoolikalt uurida. Haldusmenetluses linn seda ei teinud, aga kohus aktsepteeris seda, et ohukahtlus on kõrvaldatud järgnenud kohtumenetluses. Ja selles asjas siis see kasutusluba jäi jõusse. Aga siis jah, meeldejätmiseks, et on ohukahtlus ja oht, võib vaadata korrakaitseseaduse mõisteid ja võib tekkida uurimiskohustus, kui on ohukahtlus olukord, kui inimesed juhivad tähelepanu mingisugusele murekohale. Nii, ma mõtlesin, et siin lõpus me oleme nii väsinud, et üks kassipilt kulub ära. Aga siis viimane lahend, mis ma tutvustaksin, on järelevalve teemal. Sunniraha määramine. Ja siin oli selline juhtum, kus Tallinna linnaplaneerimisamet tuvastas, et elamut on ümber ehitatud, ehitusteatist esitamata, vahetatud katus, aknad, fassaad, paigaldatud õhksoojuspump. Ja linn tegi elamu kaasomanikele ettekirjutuse esitada ehitusprojekt ja ehitusteatis. Omanikud seda ettekirjutust ei vaidlustanud, kuid jäid selle tähtajaks täitmisega hätta ja linn määras mõlemale kaasomanikule 1000 euro suuruse sunniraha. Nüüd üks neist omanikest tuli kohtusse ja ütles, et see sunniraha nõudmine ei ole õigustatud, et tema on üritanud ettekirjutust täita, kuid koostöö teise kaasomanikuga ei edene. Ja lisaks leidis ta ka seda, et kuna ehitustöid tegelikult enam ei tehta, siis ei ole ka ehitusprojekti ja teatist põhjustalt nõuda. Riigikohus selle teise küsimuse osas leidis, et tegemist on kehtiva ettekirjutusega. Selle sunniraha rakendamise õiguspärasus ei sõltu ettekirjutuse õiguspärasusest. Sa ei saa sunniraha vaidlustamisel hakata tooma argumente, mida sa oleksid pidanud tooma ettekirjutust vaidlustades. Seda sunniraha rakendades tuleb üksnes kontrollida, kas see sunniraha on proportsionaalne ja kas ei esine mingit sunni kohaldamist välistavat asjaolu. Proportsionaalne pole sunniraha rakendamine juhul, kui on objektiivselt võimatu ettekirjutatud tegu teha. Aga Riigikohus leidis, et sul on küll oma naabriga raske, aga objektiivselt võimatu seda ettekirjutust täita ei ole. Nii, enne viimast slaidi, kas on veel mingeid mõtteid? Ma siin mõtlesin, et mis on siis need nagu ühine muster, mis nendest Riigikohtu viimase 5 aasta lahenditest välja tuleb, et mis on see tibu, mille me siit pihku võtame ja kaasa viime. Minu rõngastatud tiirutibu sellest nädalavahetusest. Aga jah, minu jaoks siit koorusid sellised mõtted, et osapooltega suhtlus võib olla selline hea otsetee, uute teadmiste ja lahendusteni see alati ei toimi, aga tasub alati proovida võimalikult palju inimesi, keskkonnaorganisatsioone kaasata ja niiviisi võimalikult palju infot kokku koguda ja inimestega läbi rääkida, et saavutada informeeritud ja aktsepteeritavad lahendused. Ja nii palju, kui ma seal Riigikohtus kõiki neid nõupidamisi pealt kuulasin, siis alati vähemalt
Riigikohus hindab sellist otsustusjulgust, hästi põhjendatud, õiglasi, julgeid, proportsionaalseid lahendusi, et mitte jääda kuidagi väga kinni seaduse iga sõna nokkimisse, vaid leida see mõte sealt seadusest üles ja teha siis julged otsused selle järgi. Ja hästi palju nendest lahenditest tegelikult jooksid ka läbi ju põhiseaduse sätted, proportsionaalsus ja keskkonnasätted, omandiõiguse kaitse. Et kuigi võib tunduda nagu natukene ootamatu, et põhiseadus, et nii suur asi, et see on kuskil kaugel ja lasta seal olla, et ma vaatan siin ehitusseadustikku ja mingeid määrusi, siis tegelikult põhiseadusest võib olla palju abi, et neid julgeid ja proportsionaalseid otsuseid teha. Ja siis soovin teile empaatiat ja rahulikku meelt selle ehitusdžunglis toimetamiseks. Suur aitäh sulle, Piel. Proovime saada omalt poolt valmis ka salvestuse ja saata, kes tahab üle kuulata, kolleegile jagada, kes osaleda ei saanud. Tallinn, teile proovisime saata ka konspektid, aga kõik Tallinn LV emailiga tulid siis veateatega tagasi, proovime homme uuesti. Ja circa 6 aja pärast tuleb siis Kliimaministeerium välja ehituskiidiga. Loodetavasti on abiks nii kohalikule omavalitsusele, väheneb küsimuste hulk, ühtlustub nii-öelda menetluspraktika. Et kindlasti selle puhul teeme siis ka nii-öelda sellise kerge avalikustamise ürituse. Ja hetkel siis uuendame ehitusseadustikku, kirjutame eelnõud kokku, kõikide eelduste kohaselt selle aasta novembrikuuks tuleb siis eelnõude infosüsteemi meiepoolne eelnõu visioon. Aitäh teile tulemast!